Tõrvaaugu puhkekoht. No tervitust. Ega ei mäletagi, kas ma Torgut, kui kunagi siin kandis käisime, sai siin puhkekohas, Tõrvaaugu puhkekohas käidud või mitte. Täna olen taas siin ja seekord olen Tartu kandist, noh jah, ütleme niimoodi, Tartust olen tulnud siis jalgrattaga siia. Tõrvaaugu puhkekoht asub siis Järva maakonnas, Võhma lähistel. Jah, ehk siis võite ise ette kujutada, 110 kilomeetrit umbes olen sõitnud. Jah, aga tegelikult ma ei ole veel kohal, mul on umbes 4,5 kilomeetrit tegelikult veel sõita. Lähen siis Metsanurme lõkke kohta, kus siis mõne päeva pärast toimub ripplaager 2024. Et osalen ka esimest korda sihukeses laagris. Nagu näha, et kui ma viimati siin käisin, et siis ta nii lakunenud ei olnud, et ega see kaua siin see katus enam peal ei ole. Palgid veel, aga katus kaua enam ei ole. Et tegelikult võiks selle asja korda teha. Keerage paremale, seejärel siis kohtjad paremale. Ja kuidas õige matkaja siis hommikut alustab? No muidugi, ikka otsib üles tassi, lusika ja topsikud.
meil on vaja praegu neid 2 topsi. See tops jääb hilisemaks. Alles jäid 2 topsi, raskem tops ja kergem tops. Vaatame, mis siin kerges topsis on. Ahah, nüüd on vastust teada. Õige matkaja alustab hommikut alati kohviga. Nii et teeme ühe väikse kohvi. Ja võt nad nii peab alustama hommikut. Tegema kõigepealt omale ühe kohvi. Paneme ikka väikese kaanekesega peale. Siis kohvi tõmbab paremini, jahtub aeglasemalt. Ja pärast seda, kui esimene lonks kohvi on võetud, hakkab ka süüa tegema. No näed, vihma sajab. Mul on õnneks katus pea kohal. Ja mis tegema hakkab? Teeb hommikuks ühe porsisuppi. Jah, et teeb mingi pool purki praegu ära. Et siis lõunaks võib-olla sussutab natuke liha ja hakkab tegema ühe suppi, hommikusuppi ikka. Et süüakse muidu hommikuks putru, aga mina söön suppi hoopis. Et seda suppi ei peagi kaua keetma. Et mõni minut ja juba supp sul valmis. Nii et vaatame, võtame siis natuke suppi ja bon appetit. No näed, Aaritab jälle süüa siin. Ega eriti midagi filminud polegi. Siin vihma sadas ja siin on leid äge see, et siin käib seenelised. Tuleb üks seeneline, vaatab platsi ära, läheb põhimõtteliselt mitte millegi ka minema. Ja siis tuleb järgmine seeneline, mingi natukese aja pärast. Kõnnib jälle terve platsi läbi ja läheb jälle minema. Nii et nagu lõkkervatsite juurest nagu pole mõtet. Tahad pilvikuid, seda muidugi pilvikule tule ikka. Pilvikut siin ikka leiab. Mul onni juures siin on mitu pilvikut ja ma juba näen seal pool ka pilvikuid. Siuke asi. Sai valmis. Lõunasöök. Ja tegelikult ma saaks ka muid asju sinna lisaks panna. Et nüüd ei pea mõtlema, et mul ei ole nüüd süüa. Tegelikult mul on süüa. Mul on suppi ja mul on šašlõkki veel ja mul on veel konservi ja mul on veel üks sõjaväetoidupakki ja sees on ka üks pakk veel seda riisiplausti vist. Mida riistiplausti, aga peaks olema küll. Et mul tegelikult veel süüa on, jah. Aga vahelduseks võib ju teha mingisuguse kokku genereerida. Ja tegelikult ma tahtsin tavaliselt makaronid poest osta, aga ma unustasin need ära, et need tuleb osta. Et siis ei teinud ostmata. Et need on tavaliste makaronide asenduseks. Panin 2 pakki sisse hoopis. No näed, vahepeal pandi siin saun kütte. Ilma korra sisse ka. Oi, juba täitsa soe on siin. Juba võib sauna tulla. See saab täitsa soojaks. Ja et siukene keris. Vett teeme siis lõkke peal. Saun on juba 5 minutit kütenud. Ja juba on niimoodi, et mine sauna. Et eile sai tehtud nuudliroog siis konserviga. Täna saab porsisupp konserviga tehtud. Et väike sööma ja kõike vahelduseks ja kohvi ei hakka praegu tegema, muidu võiks kohvi ka tegelikult teha, aga ei viitsi teha. Metsal on ilus ja mul on siin üheskoos üks kukeseen ka. Kõnnin telgi poole radapidi ja siis leian kukeseene ja siis mul üks kukeseen kasvab seal. Ma arvan, et siin tegelikult õpsikus siin kuuskide vahel on ka kukeseeni. Siis ei pea kaugele seenele minema. Järgmine kord suppi teen, tean. Tulen siia võpsikusse ronima korraks. Et vaatan siia võpsiku läbi korraks. Pärast on mõni kukeseen kuskil. Vaatame. Pilviku ma juba nägin siin. No näed, nüüd on aeg minna teha üks väike saun. Et väikese tillukese sauna ka korraks. Olen siin saunas. Ma ei tea, kas tees näha on, aga väike sauna ka ikka tuleb teha. Juba viskad ise enda jalge peale. Elu käib siin ja õues on lõkke ja vaat see on õige asi, õige saun. Kui sul on ikka võimalik käia ka jões või mingis veekogus ja teha väike sulps. See on õige asi. No näed, tuttavaid näkusid ka siin üleval kolistamas. Võtan aga nodi välja, et mis augustikuu ikka on, et kell on 9:30 ja pime. Jaa.
hea pärast peitu pugeda telki, kui kõik on valmis pandud. Ei, muidugi. Vahepeal jah, mina polegi märkanud, et vahepeal olen kinnisvara arendust siin saanud. Suure kinnisvara arenduse. Et jah, väga põnev. Niimoodi hea nodi panna peale, eriti kui väike auto niimoodi. Seekord siis siukse kinnisvaraga. Siuke majakene. Minu oma jääb ikka sellele alla ka. Minu koos koormakattega jääb ikka väga alla siuksele asjale. Endalegi kuskilt siukse toreda putka vaatama. Vihmase ilmaga pärast sauna külma jõkke karata on ikka mega hea.